kus? Hopsti. Tervist! Sõidame hetkel Kaisa juurde, siis läheme Ülemistesse, ülikähku. Jooksid ruttu ja siis jooksid välja ka ruttu. Ja siis me suundume Viru rabast, kui sa kaardi pealt nüüd vaatad, siis on veits edasi sõita, et seal peaks olema ilusam. Nii et loodame, et seal läheb kõik hästi. Seal peaks 2 vaatetorni ka olema, kuhu me lähme. Ja ega seal rohkemat juttu ei olegi, ma olen siuke lühiks jutu mees võtta. Okei, praegu me oleme siis sõitnud siia Karli tüdrukud peale võtma ja siis me nüüd hakkame minema siis selle raja poole. No nii, Karl, kus me jõudsime? Me jõudsime Pärnjärve ning Pikkjärve vahele. Asukoht on väga kasustamata, inimesi peaaegu üldse ei ole väljas, soe temperatuur, tuult eriti ei ole, metsas ikkagi ning meeleolu on ka väga hea. Meeleolu on hea ja temperatuur on hea ja kõik on soe ja mõnus ja lähme vaatame ringi ja siin on väga lahe järv tundub, nii et siit saab häid pilte ja videoid ja wow. Kui tegigi olete Montenegros kunagi käinud, siis praegu meenutab suht nagu seda, mis oli Mustjärv, Black Lake. Et suht sarnane vaatepilt on, nagu oleks Montenegros ainult. Tuled natukene Tallinnast välja mõned 10 kilomeetrid ja näed sellist kohta. Väga lahe, mõnus selline tsivilisatsioonist eraldatud. Asi on soe. Isegi ei ole nii külma. Karl ujuma või? Ei. Need oleks võrdsed. Nagu mitte võrdsed, mul on seda tavaliselt, ma tahan, et oleks nagu maad oleks vähem teha. Sõltub inimene. Nagu näiteks kui teha praegu siit on ju. Esiteks see mul näitis pilt, siis ma võiks nagu veel. Naljakas, et Karl oli tegelikult meil eelmine aasta õpilasfirmas. Vaata, meil oli selline foto ja video teenust pakkuv õpilasfirma on ju. Ja praegu tuleb välja, et Karl ei oska teha pilte. Ees ta tüdruk. Kule! Ees ta tüdruk õpetab praegu teda. Ta kakelda, tule peale. Joo. Sa tahad kindlalt sa rääta? Mingi 10 minutit kõndides me peaksime Sohku lõpuks jõudma ja siis, kui me oleme Sousnad ka kõndinud, siis peaks olema mis on vahet Soole ja Rabal? Soo on enne ja siis on Raba. Vaata, et kommenteerige alla, mis vahe on Sool ja Rabal, sest ma ei tea. Raba on suur soo. Ei, nad peavad kommenteerima, ära ütlete. Turn left, nii. Siin on lahe. Nii, seal on Raba. Lähme sinna. Kuidas me sinna läheme? Me lähme siit läbi metsa. See on väga õre tee, aga see on tee. Põhimõtteliselt marsruut on selline, me läheme nüüd see järv, mis seal on. Me läheme tiiruga ümber selle ja siis seal otse ees, kui te vaatate, seal on niisugune rabane ala ja see ongi põhimõtteliselt raba. Siis kõnnime otse ja siis me peaks jõudma ühe esimese vaatetornini ja siis teeme selle väikse pikniku ja chillime värki ja iseenesest ongi kogu lugu. Toi, lähme. Kõru! Päris austada. Ma ei tea, mina vaatan mingi Norra leheküljad pildi, see on kõige Me ei ole siin laudtee peal veel väga kaugele jõudnud kõndida. Karl tahab esiteks pilte saada, poseerida ta ei oska ikka veel. Aga üks asi, mis siin on see, et me kõnnime siin ringi. Järsku Karl ütleb, et olge tasa. Ja siis me oleme nagu mitte ühtegi heli kuskilt poolt ei tule, mitte ühtegi sireeni
linnud ka natukene laulavad, aga mitte väga palju. Nii et lähme kõnnime edasi. Looduses on lahe. Nii, nüüd me oleme jõudnud siia Kõnnu Suursoo vaatetorni juurde. Ja sellega asi piirdub. Mul külmaga läheb suu krampi, teil ka või? Teil läheb ka külmaga suu krampi või? Ei lähe või? Kus sul külm? Ei, nagu veits nagu külm tuul on. Mingi tuulehiil kergelt on, aga midagi erilist minu arust ei ole. Jah, natukene on külm. Sa on mingi linna vurled. Vabandust. Joo, no. Teen piknikuna. Mis ise, jah? Okei. Vaade on siin selline. Midagi pole öelda. Eesti loodus on väga ilus, aga igastahes Eesti loodus, ütleme, et on väga puhas ja ilus ja vaikne ja mõnus on käia sellest linna lärmi kõrvalt sellises kohas. Karl ostis täna endal Ülemistes ühe sellise fotoaparaadi, kuidas see töötab? Ühesõnaga, see on ühekordne kaamera, see on filmikaamera, ehk siis see teeb filmi peale pilte, vana tehnoloogia. Põhimõtteliselt krutid selle nii lõpuni välja, kui saad, kui tahad välku, teed klõpsti. Selline ülla käib üles, vaata, siis ta peab punaseks minema. Väga hea. Nii, mul 9 pilti ära. Ja siis sa vaatad läbi selle asja. Ma teen kaugemal. Vaat, selle nalja risk. Nii, mis nüüd saab? Ja nüüd pilti sa ei näe, vaid sa pead viima selle, kui sul kõik pildid on tehtud, sa viid selle viid laborisse ja siis need ilmutavad ära ja siis sa saad kas välja prinditud pildid või sa saad digitaalselt neid ka küsida, ma eeldan, et saab. Kõnnu Suursoo vaatetorn oli nüüd see, kus me käisime. Väga lahe vaade. Muidu me oleks edasi läinud Paukjärve vaatetorni, mis on seal, aga kuna sealpool. Aga kuna nüüd me vaatame, et kell hakkab varsti 5 saama, päike hakkab varsti loojuma, siis arvatavasti saime selle looduse sellise hapniku vajaduse kätte täna. Just. Et lähme suundume tagasi. Muidu jah, kui keegi mõtleb, et tahaks võib-olla kodust välja saada, siis tulge kindlasti Rabasse. Nüüd oleme käinud McDonaldsis ära peale pikka kõndimist. Käisime seal ära, kõikidel olid maskid peas sõiduaeg. Igastahes oli lahe päev. Nüüd me läheme kõik koju, puhkame. Ja kuidas oli? Väga tore käimine looduses, mulle väga meeldis. Sõit oli hea, muusika oli hea, seltskond oli hea.
ja aitäh sõidu eest. Davai. Aga ma loodan, et teile meeldis see vlog ja tšau!